puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus ja valus. Tere armsad Puuduta mind saate vaatajad. Tere tulemast, Ali. Tervist, Anu. Ja loomulikult meie külaline Kadri Nurmeots ja tiitliga siis kosmiliste energiate ühendaja. Sobib? Jah. Üks väga eriline moment oli praegu enne, kui saade algas, siis sa võtsid hetke ise endale ja tulid justkui kohale. Ja ma proovisin, sa proovisid ka, sa oskad seda nagunii on ju. Korraks ka nagu ka maha rahuneda, silmad kinni, niimoodi vaikselt. Aga mida sa tegelikult teed sel ajal? Kas sa mõtled millegi peale? Mul on välja kujunenud selline kohale tulemise rituaal, kus ma annan endale taotluse, et tulen kohale siia ja praegu ja siis ma rõhutan seda endale 3 korda ja lõpetan, et kogu minu tähelepanu ja energia on täielikult kohal siin ja praegu. Ja ma teen seda sellepärast, et kõik poolel olevad mõtted, kõik asjad jääksid nagu väljapoole seda kohalolu, et ma saaksin siis siin oma kehastusega ajada seda asja, miks ma olen siia tulnud, mis iganes see asi siis on. Et see toetab minu jaoks seda keskendumist. Just, et muud asjad ei trigerdaks nagu ümberringi, eks ole. Suurepärane, peaks hakkama seda harrastamast. Vahel see aitab ju ärevuse vastu ka tegelikult. No, otse loomulikult, jah. Ja, kõikide asjade vastu, et see on kui tore. Ja nii lihtne on ju, vaata tihti peale need inimesed, kes võib-olla ei ole neid asju teinud või ei oska või mõtlevad, et siis nad võivadki mõelda, et see kõik on nii keeruline. Aga tegelikult ongi, sa lihtsalt ütled, et tulen kohale, on ju, et see sõnastus võib nii lihtne olla, aga lihtsalt see taotlus, et see ei pea üldse olema nii keeruline, kui paljud võib-olla arvavad, kes ei tea enne, on ju. Nii, panin tiitli nüüd siis valguskeele spetsialist ja kosmiliste energiate ühendaja ja nii edasi ja nii edasi. Ma ei hakka kõiki neid ameteid nüüd ette lugema, mida sa oled pidanud või peaks. Ei hakka pidama. Aga küll on oldud Austraalias ja küll on oldud siin ja seal ja tehtud mustmiljon asja. No mis nüüd siis on juhtunud? Või mis juhtus, et sinust sai siis see, kes sa täna oled ja kes sa oled? Minu jaoks on tegelikult olnud nagu lapsepõlvest saati selline kirg otsida elust maagiat. Ma mäletan ühte rituaali, ma olin ma arvan, 6-7 aastane äkki, kui ma kuskilt kuulsin, et kui sul on soolatüügas ja sa õõrud seda soolatüügast kiviga ja viskad siis selle nagu selja taha täiskuu poole, siis sa saad sellest soolatüügast lahti. Ja mul oli nii metsik sportlik huvi seda teada saada, et kas see asi töötab ja saate aru, see töötaski nagu reaalselt. Ja siis mul oli, maagia on päriselt olemas. Ma olin nagu nii sillas selles. Ja siis ma hakkasin igasuguseid erinevaid mõtteid, pahasi mõtteid põletama ahjus on, et ära saata mingeid asju, mis ma ei taha kogeda. Ja nii seleta inimestele tohutult alati meeldib, et räägitakse asjad lahti. Okay. Pahad ja mõtete ära põletamine. Jah, et ma annan need endast nagu ära, et kirjutan emotsionaalselt mingid sellised negatiivsed mõtted, mida või siis ka asjad, mis mu elus on, kurbuse, mis iganes, kirjutad paberi peale ja siis annad selle tulele. Tuli siis lahustab selle ära universumisse ja mul hakkab kergem. Ja hakkabki päriselt kergem. Ja tegelikult küll, sest et see maagia on juba siis, kui sa annad endast välja paberi peale. Ehk et see välja kirjutamine on tegelikult mõjub üsna sarnaselt nagu see mõjub üsna sarnaselt nagu mõnele võib-olla isegi terapeudile või kellelegi usaldusväärsele isikule rääkida neid asju, mis su sees on siis. Ehk et see oli see mõte. Aga sealt edasi mind on tegelikult kogu aeg huvitanud sellised kosmilised teemad ka. Ehk et kui keegi on mulle kunagi hästi ammu juba, kui hakati rääkima, et ufod on ja siin Häädemeeste kandis, Pärnu kandis käivad ufod ja nii edasi, et siis on inimesed, kes ütlevad, et neid ei ole olemas on, ja minu jaoks on kogu aeg olnud nagu, mis mõttes ei ole olemas. Muidugi on olemas, et kas inimene saab üldse mõelda, et ta on nagu universumis kõige arenenum nagu liik üldse, et see tundub nagu nii nonsense on ja siis 2022 oli see, kui ma olin oma elus sellises kohas, et mul olid justkui lõppenud kõik sellised, kõik otsad
olin nagu siukses kohas, kus ma ei teinud parasjagu ühtegi tööd, mitte midagi, täielikus vaakumis ja me olime Saaremaale kolinud. Ja siis ma tegelesin sellise Eeva Lepiku nende koodinägi oli tal kunagi alguses, ta oli siiamaani see, aga igal juhul seal oli hästi palju selliseid avavaid ja aktiveerivaid praktikaid, mis siis tekitasid mul ühel hetkel selle, et kui ma panin silmad kinni, siis ma olin automaatselt kuskil teisel nagu planeedil. Ma nägin mingit fantastilist paradiislikku loodust, natuke sarnane nagu Avatari filmis on ju. Ja siis mul oli issa, mis koht see on nii põnev, nagu miks ma seda näen on ju. Ja siis ma tegin sellise jällegi taotluse, et ma tahan teada, kus ma pärit olen, et nagu ma tunnen, et ma tegelikult ei ole nagu maalt pärit, ma tunnen, et ma olen kuskilt pärit ja see soov nagu tekkis minu enda sees küsimus, kus ma pärit olen. Ja nagu öeldud on, et kui sa küsid, siis sulle antakse nagu vastuseid on ju. Ja samal ajal, kui mul oli see vaba aeg, siis ma tegelesin kunstilise eneseväljendusega ja seda parasjagu siis nii, et ma maalisin neid tseremoniaalseid lambanahkasi ehk et lambanaha siis selle taguküljele või nende akrüülidega tegin sellise enda arust lihtsalt elasin oma loomingut välja. Imeilusad on, et ma olen näinud neid. ja siis ühel päeval, kui mul ees üks lambanahk valmis sai, siis mu abikaasa tuli minu juurde, ütles, et kuule, et sa maalisid praegu portaali, et see on portaal. Minu jaoks oli see nagu mida iganes, see nagu mis portaal on, et see on lihtsalt maal on ju. Ei, see on portaal, ma tean, et on. Ja siis läks mõned päevad mööda ja me läksime ühte hotelli, tahtsime kodust eemal olla, tahtsime oma vahel aega võtta ja läksime hotelli ja jõudsime sinna ja siis mu abikaasa ütleb, et ma pean selle lambanaha siia tooma, et see peab siin olema. Mul niimoodi nagu jälle nagu mida on ju. Ütlesin, okei, no mine too siis see lambanahk siia on ju, et me ei olnud kodust väga kaugel. Ja siis ta tõigi selle lambanaha sinna, pani selle ülesse ja läksin minna magama. Ja siis hommikul, siuke varaajastel hommikutundidel, kus ma olin nagu justkui ärkamas, aga veel ei olnud ärganud, siis ma nägin, kuidas mu ette maandusid nelised 5 pleaadi, siis täna ma tean, et nad on pleaadide tähesüsteemist, aga sellisest skafandrites tegelast, sellisest sinistest nagu energeetilistest torudest tulid alla ja siis nad tulid minu juurde, puudutasid mind ja kogu mu energiakeha läks siis samamoodi selliseks siniseks, nagu nemad olid. Ja see oli füüsiliselt tuntav, ehk et kogu mu keha surises, ma nagu ärkasin selle peale üles ja ma tundsin seda puudutuse kohta, kus see nagu kontakt oli ja kogu seda surinat ja ma olin täiesti nagu hämmingus, et oota, mis asi see praegu oli, et nagu see oli nii tuntav füüsiliselt. Ja siis sama päeva teises pooles me läksime abikaasaga autoga sõitma ja sõidu ajal arutasime sellised teema üle nagu number 33. Et see on selline maagiline number ja blablabla. Ja siis ma tahtsin talle jagada informatsiooni, mis ma olin just Kaia TV-st saanud number 33 kohta, et ma tahtsin otsida talle ühte seriaali ülesse ja seal teen mina selle Kaia TV lahti ja vaatan, et täitsa lõpp need samad tegelased, need pleadid on siis pildi peal niimoodi ees, nagu need samad. Ja siis ma sain aru, et ilmselt täna ma tean, et nad on nii-öelda ka kuju muutmisvõimega, aga nad andsid selle kuju või visuaali mulle, et ma tunneksin nad ära, et ma saaksin selle informatsiooni siis sügavalt kätte, mida nad siis tahtsid mulle edastada. Ja see Kaia TV seriaal oli, minu arust, kui ma mäletan õigesti, see nimi oli Galactic Messenger ja seal oli siis täis laks informatsioon selle kohta, mis planeet Maaga toimub, kes need pleadid üldse on, mis asja nad siin ajavad. Ja minu jaoks oli see mitte see ei olnud see koht, et ma oleks šokeeritud sellest informatsioonist, et mul oli kogu aeg ma tean. Ehk et lihtsalt nagu meelde tuletus. Ja siis paar nädalat hiljem ma läksin ühe naise juurde Reiki seansile. Ta kutsus seda Reiki seansiks, aga see oli kaugel Reiki seansist. Ja tema selle seansi käigus ühendas mind koduplaneediga ja ütles mulle, et ma olen väga võimas valgustöötaja ja mul on siin oma missioon ajada ja ma teen sulle selle koduplaneedi ühenduse. Mul oli nagu ainult ja nii põnev, või. Ja siis juhtus niimoodi, et seal oli mingid jälle loetud päevad vahel, kui mulle endal, ma tegin uuesti ise selle ühenduse, läksin koju ja tahtsin ennast nagu tervendada, mul oli siis üks tervisehäda.
ja mõtlesin, et ma proovin, et ma teen ise selle ühenduse ja nii kui ma selle ühenduse tegin, siis ma hakkasin mega kõva häälega valguskeelt rääkima, sellist, see tähendab siis keelt, mida ma ei ole mitte kunagi nii-öelda, mida ma ei mäleta, et ma oleks rääkinud. Täna ma natuke mäletan, et lapsepõlvest sai seda podisetud, aga igal juhul ja mu käed tervendasid mind, ehk et mu käed käisid ümber keha, patsutasid igal poole, vajutasid mingi punkte ja ma tõusin siis sealt haigevoodist püsti. Ma olin nagu 13-aastase vitaalsusega, mul oli metsik energialaeng, silmad olid nii selged, nagu mul kunagi oma silmi näinud ja mul oli nii palju nagu energiat ja vitaalsust, et ma tegin kätekõverdusi, mida ma ei olnud suutnud elu sees teha. Kui ikka hakkad kätekõverdusi tegema. Mul oli ma tahtsin tunda, et kas ma jõuan, sest see nagu potents, mis selles hetkes oli nii mega. Ja siis ma lihtsalt terve päev podisesin valguskeeles. Ja siis juhtus nii, et kui ma hakkasin kohtama nagu endasugusi ehk et tagantjärgi inimesi, nimetame siis neid valgustöötajaks. Valgustöötaja on inimene, kes on tegelikult siin selleks, et toetada teiste ülesärkamist, tervendamist ja aitab kaasa kollektiivsele tõusule. Iga kord, kui ma jooksin kokku mõne valgustöötajaga, siis mul lihtsalt suu nagu ei saanud, ma ei saanud kinni hoida seda, see laeng lihtsalt hakkas must läbi voolama, et ma lasin talle nagu laengu. Ja selle laengu nagu mõte oli siis selles hetkes see, et ta joondab nagu keha ja hinge ja see inimene saab nagu selgemini ja kiiremini aru, et kes ta on ja mis ta siin ajab. Et tal nagu kaovad need ennast saboteerivad kahklused ja kõhklused seest ära. Ja siis tuli mul juhatus anda välja selline seanss, kutsuda inimesi seanssile nagu kehakoodide aktiveerimine. Põhimõtteliselt kanaldasin selle teksti, selle seanssi kirjelduse. Ja kui esimesed 6 inimest oli mul seanssil ära käinud, siis ma sain aru, et okei, need on kõik valgustöötajad, kes tunnevad tõmmet minu poole, et seal polnud mitte ühtegi nagu nii-öelda suvalist inimest alguses. Vahepeal sattus nagu tavalisi inimesi ka sisse, aga need tulid juba huvi peale kohale hiljem. Ja siis ma hakkasingi tegema koduplaneedi ühendusi valgustöötajatele ja see toimub siis tegelikult täna, ma nimetan seda tegelikult resonantskeeleks. Mitte niivõrd valguskeeleks, sest et ma näen, ma seletan ka kohe, mis vahe on, et valguse keel on valgust esindava galaktilise rassi keel ja need on erinevad. Ja minul on oma valguskeel, teil on kindlasti oma valguskeel, kui te ühel hetkel sellesse ennast sisse suumite. Kõik hingestatud inimesed, kes tulevad valgusest, oskavad rääkida valguskeelt. Selles ma olen täiesti kindel. Aga see, mida ma oma seansside ajal teen, on tegelikult resonantskeel. Ehk et ma tekitan väga erinevaid heliresonantse oma enda häälepaltega, mis avavad siis energeetilisi väljasi ja nende väljade kaudu toimuvad siis energeetilised muutused inimese energiakehas, mis siis väljendub hiljem tema füüsilises reaalsuses. Nüüd vist sai kõik kohe Wow. Ossa raks, võtan ka lonksu vett. Kuidas sa kogu selle suure muutuse ja kõige sellega, mis sinus oli avanenud ja kõik see koduplaneedi ühendus ja kõik see, kuidas su identiteet, maailmavaade, sa olid abikaasas, olid ema, või siiamaani oled abikaasa ema, et see nii-öelda tavamaailm, tavainimese oma ja siis sinna tuli nii müstiline, kosmiline pool juurde. Kas see ei tekitanud sinus, ma ei tea, järjekordset kriisi või identiteedi kahtlusi küsimusi? Mul oli üks koht, kus ma tundsin, et siit võib tulla mingi kriis, oli see, kui mul oli siis hästi tugevalt aktiveerunud just see valguse keele teema ja ma tegin ühe naiste retriidi ja kui ma sealt tagasi tulin, siis see oli nagu metsikult powerful, see oli lihtsalt nii ülevdav minu enda jaoks, ma olin hästi tugevas joonduses iseendaga. Ja siis ma läksin koju ja mu mees oli samal ajal terve nädalavahetuse nagu rõdu värvinud. Ta oli täiesti teises maailmas nagu tavaelu asju. Ja mina siis lendasin talle peale oma selle entusiasmiga, et ma pean sind ka aktiveerima ja tavai teeme ära. Ja siis ta oli wow. Ja siis ta nagu ikkagi tuli muga natuke kaasa, aga siis, kui ma neid helisi asju tegema hakkasin, siis ta tuli poole selle seanssi pealt välja ja ütles, et okei, seda on isegi minu jaoks liiga palju. Ise ta oli see, kes sulle neid lambanahkasid sinna hotelli kaasa tassis. Ma räägin, et tema isegi ta alustas seda. Ja ta on üüberspirituaalne.
aga ta või selles hetkes korraks nagu pani nagu krš, ma ütlesin, oh my god, et sa ei võta mind vastu minu kõige väekamas olekus, et nagu, mis nüüd saab, et kas me läheme laiali, et ma ei saa seda nagu maha jätta, see olen ju mina, on ju. Aga noh, long story short, ta täna räägib ise ka valguskeelt ja oskab seda ja ta hakkas seda praktiseerima, tal tulid omad ühendused, nii et sellega kõik okei. Aga see oli võib-olla kõige suurem nagu selline kriisikoht. Ja muidugi ma olen praktiseerinud seda, et ma lülitan sisse sellise tööriista nagu Igno 5000, ma kutsun seda nii, ehk ma ignoreerin 5000-ga seda, mida teised võivad arvata, sest ma saan aru, et ilmselgelt poole maailma jaoks või isegi rohkemate inimeste jaoks ma olen täis loll või täis hull. Hull pigem, jah. Igno 5000, see mulle õudselt meeldib. Wow. Ja et selleks, et ma saaksin üldse oma tööd teha, ma pean reaalselt lülitama selle tööriista sisse, sellepärast, et kui ma hakkan mõtlema nagu, mida inimesed arvavad või kelleks nad mind peavad ja bla, siis noh, ma ei saa teha seda, mida ma teen, on ju. Et ja ma tegelikult ka nagu on ükskõik, ma tunnen, mul on ükskõik, sest et keegi ei tea, mis tunnen olla minu kehas, on ju, mina ainult tean. Ja ma ajan siin oma asja, jah. No, neid valguskeeli on ka erinevaid, on ju? Jah, absoluutselt. Okay. No, kuidas see siis on? Näiteks ütled, et me kõik hingestatud inimesed suudavad rääkida valguskeelt. No kuidas me selle Anukese nüüd valguskeelt saaks panna rääkima? Või mis sellest on vaja? Et ongi, et no, mina ka ei oska. Et mis see siis on? Et meie istume siin ja kuidas me seda valguskeelt, mitte et ma võin hästi põgusalt anda selle ülevaate. Tegelikult on niimoodi, et inimene, kes juba räägib valguskeelt, on võimeline aktiveerima teist inimest. Ehk et lülitama temast selle mäletamise sisse. Seal peab olema teatav selline, kuidas ma siis ütlen, enese aktsepteerimise koht, et ma ei saboteeri ennast selles kohas, kus ma hakkan endale andma hinnanguid, et issand, kui tobe see on või issand, kui kole see on või mis iganes kõik see värk on. Ja see jutt ei tule sul siit, vaid sa annad mikri oma südamele ja lähed sellesse südame sagedusse ja tunnetad, et kui ma saaksin praegu oma häälepaeltega väljendada seda sagedust, mida mu süda tunneb, siis kuidas see nagu kõlab. Ja siis sa lihtsalt hakkad laskma nagu oma häälepaeltega seda sagedust välja ja see võib alguses olla hästi tagasihoidlik ja siuke kohmekas, aga ühel hetkel, kui sa sellesse nagu lainesse sisse saad, siis see läheb päris soravaks. Et lihtsalt peab hakkama harjutama, võib-olla siis kodus üksinda vaikselt on nagu kergem, on ju? Jah, võib nii teha või siis lasta seda aktiveerida kellegile. Mul on kusjuures valguse keele aktiveerimise sessioon on täiesti olemas koduleheküljel, et seda saab tagantjärgi osta, kes iganes seda soovib. Okei, et sa vaatad seda kodulehelt, seal on mingi õpetus siis? See on põhimõtteliselt, ma räägin alguses sellest nagu nii-öelda teoreetilisemat poolt ja siis ma annan omapoolse laengu, juhatan inimesed läbi sellesse protsessi ja siis annan omapoolse laengu, mis aktiveerib siis inimesele enda valguse keele ja ma sain selle sessiooni all juba päris palju ägedaid tagasisides, et seal tegelikult see on energiakeel, mis teeb selle, et kui sa lased, oletame näiteks, et sa oled emotsionaalselt lappes, on ju, siis sa lähed sellesse oma joondusesse, tuled siia keskmesse, püüad ühendust saada selle valguse keele kohaga ja siis lased nagu mõnda aega, ütleme, ma ei tea, võib-olla minutist 5 minutit lihtsalt nii lased seda laengut ja see teeb selle, et sa tuled peast välja ja see mõjub tegelikult metsikult joondavalt. Ehk et see emotsionaalne lapperdus nagu kaob ära ja tõmbad uuesti nagu keskmesse tagasi, kui sa hakkad seda nii-öelda oma südamekeelt välja rääkima. Aga miks see on, kui mina olen kuulnud sind valguskeelt rääkimas või vahepeal ma olen Sissit kuulnud valguskeelt rääkimas, on ju, või nii-öelda paari inimesi veel, kes seda valguskeelt aktiivsemalt räägivad, siis minul tekib, mu keha hakkab surisema ja mul tahavad pisarad silma tulla. Siuke nagu heldimus tahab tulla. Miks? Jaa. Ma olen ise, mul oli praegu see laeng uuesti peale, see kananaha laeng, kui sa kirjeldasid, aga tõesti, see on tegelikult hästi ilus koht, sellepärast, et selles on nagu, see on nagu mõnes mõttes nagu jumalik, see on siuke, mis seda ei ole nagu kuhugi kirja pandud või see ei ole nagu mingi meeleline kontseptsioon, vaid see on nagu energia, siuke nagu valguse energia, mis samal ajal voolab ja meie hinged tunnevad selle ära. Mõned on mulle väljendanud, nagu metsik igatsus olnud selle nagu hääle või selle nagu tunde järgi, et selline nagu koju jõudmise tunne on, et ilmselt sellepärast aktiveerib selle pisarate teema, jah.
kas nüüd on ma tunnen, ma ei saa mitte midagi aru, aga ma kuulen kaamera tagant, inimesed küsivad, aga mis see keel on, kas see on keel või see on häälitsus või on see mingisugune, mis asi see on? Ma just tahtsin öelda, et kas nüüd on viimane aeg paluda Kadril seda natuke meile äkki tuua siia, et me... et ma nagu laseksin teile natuke enda valguse keelt. Just, absoluutselt. Okei, ma joon siis lonksu vett. Joo, ma olen igaks üks prillid eest ära. Takistusi ei oleks, ma võtan ka lonksu vett. Ja ma toon siia ette selle praegu, ma lähen enda südamesse ja räägin teile enda isikliku südamesagedust siis on ju. Ja teistel hetkedel ma ütlesin alguses, et ma olen galaktiliste energiate ühendaja on ju. Mis tähendab seda, et mul on võimalik oma teadlikkusega minna erinevatesse galaktilistesse punktidesse ja tuua sealt siis need sagedused alla läbi selle heli, on ju, läbi oma hääle poolt. Aga praegu, et te saaksite natuke tunnetada, siis ma annan teile selle, mis mu südamest tuleb. Ma natuke häälestan. Näin, ka tänulla näin ior huoleni ja tänna kiittänä on ollut mua ja tukena niin hiakaa joku tunnan aanumalla ai nuala jia kotunmanana. Ai joku tajalana hiotota. Tiotata. Ulla kiinana ha, tutukarana ha, tukutarana ha, tutukutarana ha, tukutarana ha, Ulla kiio kotunmanana. Kujalla kiitos, haa joka enomalana ja tutoralmani kuna manana tia hakuta jalana niinä. Joku tiisa ja kaatunana tia ulolala haamana kaatununu saakku kalala. Tujanana haja. Uussa joku taanomalana joku taanomalana. Ja kienana. Ja kieniä tuollakin takajana. Hakuajalla kiinemanana. Ja hakuajalla niin jännätäjä. Ja kaennemalla niin ja takatarannemalla. Ja kiennemalla niin ja. Mul on täitsa silmad märjad, nii ilus. Kui hea tunne tekkis, kui siia keskele. Nii ilus minu meelest. Ongi nagu süda räägib, mõtle kui ilusti. Toob hästi keskmisse südamesse. Kas ma saan ka hakata niimoodi rääkima, kui ma tahan? Ja ma saan sind võib-olla aidata. Sest mina olen käinud, mis oli palju aastaid tagasi käisin sinu juures, siis kui sa hakkasid tegema, on ju. Yeah. Käisin sinu juures seal seansil, kus sa siis aktiveerisid. Võib-olla tuleb uuesti teha, ma igast kräppisin nende viimaste aasta jooksul läbi teinud oma elus, et nüüd on täitsa fööniksina tuhast tõusmise energia sees, aga ma mäletan väga hästi, kui tohutult eriline tunne oli seda valguskoodide aktiveerimist siis saada, seda koduplaneedi ühendust, terve keha surises ja hästi ülendav, hästi ülendav tunne ja see tunne jäi veel pikaks ajaks. Pikaks ajaks ja see inimese tasandi väljakutsed on vahepeal siin püündnud mind ühe ja teise külje pealt maha murda, aga et ongi, et väga äge oli. Aga kas see ongi siuke asi, et ongi, et nüüd inimene käib suures ära ja siis peakski, ma ei tea, iga paari aasta tagant niisugust upgrade'i sessiooni tegema või ta võiks ideaalis olla ühe korra tegemine? Tead, see on nii individuaalne. See on täiesti nii individuaalne, et mõnel piisab täiesti sellest, et ta kogeb seda ühe korra ja mul on üks naisterahvas näiteks, kes võttis 2 seanssi, kui ma õigesti mäletan. Ja hakkas kohe ajama täiega oma seda teed. Või tegelikult neid on palju. Need on palju, kes on hakanud kohe ajama oma rada. Ja mõned, kes on ise tundnud, et tead, mul on niisugune tunne, mul on vaja nagu uut laengut. Et kus ma võin tulla uuesti. Ja ma olen tegelikult hästi tagasi tõmmanud nendega üks-ühele seanssidega. Ma olen hakanud tegema ka grupiviisili seansse valguskeha aktiveerimiseks, siis mis tegelikult tööib väga, mõnes mõttes sarnaselt on ikkagi nagu
no seda peab kogema. Ühesõnaga, kui need inimesed sealt ruumist ära lähevad, siis neil on pead tühjad ja istuvad südames ja kõik on nagu hästi sellises mõnusas sügavas rahus on ju. Et lihtsalt ma tundsin ühel hetkel, et ma ei jõua, see on tegelikult selle energia kanaldamine päris korralik nagu füüsiline selline väljakutse. Ja ega see seanss ei olnud ka 15 minutit on ju, see oli ikka 2 tundi või kaua me olime seal on ju. Ja et olla kogu selle aja nagu nii tugevas kanalis, kus sa oled on ju, ma kujutan ette, kui palju see energiat sul tegelikult sinu inimeselt võtab on ju. Jah, et see seanssi ülesehitus oli siis nii, et esimese poole ma vaatasin seda, mis on selle inimese nagu ütleme kehastuse missioon praegu läbi millise suuna ta saab seda valgustööd teha, mis on tema energiates. Ja siis teine pool oli see koduplaneedi ühendus, et ütleme see energiakanaldus kui selline ise koos sisse minemise ja välja tulemisega laias laastus kuskil pool tundi on. Aga see ülejäänud on seal ka siuke. No Anu, kuidas see tundus see valguskeel? No mulle tundub, et siis see on nagu meie närvilises ja sellises stressirohkes ja haiges maailmas nagu see on muutunud. Ma arvan, see on jällegi see, mis toob siin nagu või viib. Ma ei tea, kas ta toob, aga ta paneb sind hoopis nagu teise dimensiooni kuhugi, lükkab sind mujale. Ei olegi nagu mitte midagi, mingeid muresid ega mitte mingeid asju. Kas läbi selle saab nagu ravitseda ka või tervendada või? Jah. Ja. Vaata tegelikult inimesed käivad heliteraapiates on ju, nagu mis iganes kongid ja kristallkausid ja igast erinevad variandid. Mina näen, et see valguse keel on mõnes mõttes nagu next level heliteraapia on ju. Et seal on võimalik, minul on selline võimekus, et ma häälestan ja annan ette jälle taotluse, häälestan, et mis põhjusel või mis teemal, nagu, mida me aktiveerime, mida me nagu teeme ja siis hakkavad vastavalt sellele need helid tulema on ju. Ja mul oli näiteks üks klient, kes isegi ei toonud seda sisse, vaid pani ainult selle, et tuleks täisjoondus ja nagu harmoniseerimine kehas. Ja tal oli menstruatsiooni paus oli hästi pikalt olnud. Ja siis pärast seanssi hakkasid tal lambist lihtsalt päevad on ju. Et ta oli nagu hullult happy selle üle, et üks selline näide näiteks. Praegu mõtlen, kas tervise teemadel mul tuleb veel mõni. Mulle meeldis see kuulsin õieti täishooldus või? Või kuulsin midagi valesti. See on nagu täisjoondus. Täishooldus oleks ka hea. Aga täishooldus võib selles mõttes, et kui ongi kõik puntras omadega on ju, siis mõtle, kui selline hoopis teise kohta. Ja ongi vaata keha tasandil on ju, hinge tasandil, vaimu tasandil, nii energeetiliselt, lausa kosmiliselt on ju, et ongi tegelikult ju igasugused kõik tasandid, ehk siis täishooldus. Täishooldus kõlab jube hästi. Jah, ma võib-olla saan siit endale uue tooteni. Ja ma tahan tulla täishooldusesse inimene, et tee mulle täishooldus. No why not? Loomulikult sa teed. Aga räägi mulle sellest portaali teemast ka veel, kas igaüks saaks võib-olla endale väikse portaali teha ise? Kas saab portaali teha? Jah. Mitte nüüd ma ei pea lambanaha peale tegema, sa räägid sellest. Ma räägin see, mis sa tegid. Tead, mis ma pean sulle kõigepealt ütlema, miks ta siis tegelikult osutus portaaliks? No. See oli nii surreaalne. Ma joonistasin ju täiesti nagu alateadlikult on. Ja tagantjärgi siis vaatasin, mis ma siis joonistasin sinna. Ja seal keskel on siis merkabe, mis on valguse keha sümbol. Ma ei teadnud sellest mitte midagi selle hetkel, kui ma seda joonistasin. Siis ma joonistasin sinna peale kristallid ja üleval ääres on valguse keel, ehk et selline sümboli keel, mida jällegi lihtsalt tegin on. Ja mida see valguse keele kanaldused siis, kuidas ma neid teen, kui ma ühendan inimesi mis iganes väljadega, siis see käib läbi hinge kristalli. Ehk kristallid, mis seal peal olid ja see aktiveerib valguskehe, mis oli siis merkaba ja läbi valguse keele on või siis läbi selle resonantskeele, et need kõik sümbolid olid seal lambanaha peal olemas. See oli nagu tagantjärgi, mis ma kokku panin. Ehk et ma ei tea, kas inimesed saavad endale portaale joonistada. Ei, no aga sa annad selle ennast vabaks, nagu lased ennast lahti nii-öelda. Ja lased voolata, mis sul sees tuleb, sa võid ju mida iganes. No põhimõtteliselt küll. Põhimõtteliselt see ei ole absoluutselt välistatud. Lihtsalt ma arvan, et minul oli nagu oma selline nende kokkuleppe nende plejaadidega, et ma teen seda nii pidi või ma ei tea, selles mõttes, et see oli nii tagantjärgi täiesti hämmastav mu enda jaoks ka. Aga kas need plejaadid ja sellised teised kosmilised tegelased on nüüd pärast seda esimest kohtumist sinu elus aktiivselt, igapäevaselt, kogu aeg või?
Ei ole, nad ei, selles mõttes, et ma ajan oma asja praegu, meil ei ole nagu otseselt vaja hullult palju informatsiooni vahetada, on ju, et mul tulevad need teadmised, mida ma pean tegema sellist, ma tahaks öelda nagu intuitiivse juhatusena, et ma pigem nii-öelda kellega ma kõige rohkem ühenduses olen ikka omaenda kõrgema minaga, on ju, sest tegelikult ta ju teab nagu kõike, on ju, või noh, ma ju tean kõrgemal tasandil, on ju. Et ma aeg-ajalt ühendan iseennast sinna, kui ma tunnen, et ma tahan sellist, kui on nagu läinud liiga selliseks raskeks ja selliseks, mis iganes on kuidagi liiga kaua olnud eemal, siis ma loon neid ühendusi ise ja siis toimub selline jälle nagu hästi südant täitev allalaadimine, nimetame seda nii, aga üldiselt ja ma olen võtnud nende käest informatsiooni, noh, ja mis mind hästi kõnetavad, on igasugused plejaadide raamatud, et sealt mulle tuleb ka nagu meenutusi, aga niimoodi, et nad hullult käiks mind kogu aeg külastamas, seda praegu ei ole. Muidugi võiks olla. Ma just tahtsin olla, nii äge. Kas sul ei tundu hirmus see või? Ei. Et mingid kosmilised rassid ja kõik see, mina vahepeal ma märkan, ma suvel lapsena ikka kartsin seda, et äkki keegi tuleb ja nii-öelda, et äkki see UFO tuleb või noh, jaa, täitsa kartsin, et äkki nad tulevad ja et äkki keegi, et kuidas ma tean, et mina olen ka täiesti veendunud, et me ei ole siin ainukesed, on ju, aga minu küsimus on alati, et äkki keegi tuleb, kes ei ole heatahtlik ja et kas ja kuidas mis ma siis teen, kas ja kuidas ma ennast kaitsta siis ei ole enam midagi teha. Aga peab ju olema midagi saada teha, aga ma ei tea, mida siis teha, on ju, siiamaani tegelikult ma ei tea, aga enam ma ei mõtle nende asjade peale. Tead, meid hirmutati või mingi aeg oli see hästi kuum teema ja ma arvan, et sind hirmutas see ära, vaata, mingid mutid rääkisid, et tuli ja viis kuhugi ja pani mingi plaadi kuhugi kuklasse ja noh, mingid siuksed ja siis noh, kui sa olid noor või laps, siis see jääb sind lihtsalt kuidagi. Siis ma mäletan, telekas tuli veel see Roswelli mingi seriaal ka, mida ma muidugi suu ammuli kogu aeg vaatasin, ise kartsin, aga kogu aeg pidin vaatama seda, on ju. Et kas sinul, ma ei tea, mis sinu arvamus on? Rassilised erinevused ja mul on kuidagi nagu saad aru, tegelikult sa tunned, noh, ma ütlengi, et kui nad tulid mulle sinna nähtavale, siis mul oli nii hea tunne. Noh, seda nagu keha lihtsalt nagu turvaline helises. Tunne siis või? Turvatunne? Jah, turvaline ja selline isegi nagu avatud südamega ja nagu natuke nagu põnevus. Noh, tagantjärgi ma ütlen isegi nagu lõpuks ometi. Aga nagu ma olen kuulnud ka neid nende UFO-de selliseid, kuidas ma siis ütlen, kus nad viivad inimesi ära ja siis toovad tagasi on ja väidetavalt, siis see on nüüd see, mida ma olen kuulnud, see info ei ole mu enda seest, on see, et näiteks hallid on siis selline rass, kes on läinud siis oma arengus nagu selle meesenergiaga ja tehnokraatliku poolega nagu nii lõpuni välja, et nendel on naisenergia nagu täiesti kadunud ja neil pole isegi naisi, kes suudaksid nagu siis edasi paljundada nende seda tsivilisatsiooni ja sellepärast nad käivad siin meie naisi siis võtmas, viljastamas, teevad seal mingeid hübriidlapsi ja nii edasi, on, et see on see põhjus, miks nad meid siit võtavad. Aga ma ütlen, et ma usun seda, et see reeglina ikkagi käib selliste inimestega, kes ühesõnaga ma ei usu, et väga paljud valgustöötajad sellega ise kokku puutud, kus ei ole nende missiooniga seotud. Ehk et ma usun, et valgustöötajatel on natuke nagu mingi kaitse peal. Noh, lihtsalt, et nad ma arvan jah, et sagedus on juba nii palju kõrgem. Et sul lihtsalt ei magnetiseeri seda ja ma endale. Sest vahepeal ka, mis ma olen kuulnud, ongi see, et need nii-öelda madalama sagedusega rassid siis tulevad ja justkui tarbivad selle inimese energiat ja võtavad seal hinge ära ja nii-öelda asendavad selle nii-öelda, et ongi inimese keha, aga tegelikult on nii-öelda hingetuu on see inimene seal sees, on ju. Aga et siis ta ongi juba ikkagi nii palju madalama sagedusega. Ehk siis tasub enda eest hoolitseda ja rahulik olla ja kõike ole hea inimene. Ja et seda sagedust kõrgel hoida, on ju. Ja ma arvan, et see käib läbi selle, et sa õpid oma emotsioone reguleerima. Isegi eneseregulatsioon. Ja. Sest et kui sa ikkagi lased oma nagu negatiivsetele emotsioonidele ennast nagu sinna alla tõmmata, no siis sa toodad seda energiat, ja see ei tähenda, et me ei peaks tundma negatiivseid tundeid, lihtsalt iseasi on see, kui kaua sa lased sellel olla eetris ja jõuksutad seda. Et sa võid korra vihastada ja nii edasi ja midagi ei meeldi sulle, aga sa ei jää neid asju ketrama lõputult, eks no või siis ei tegele kättemaksuga. Jah, või aastakümneid oled nagu pead vimma kellegi peale. Ja, et see et noh, et kas oled kibestunud inimene on ja siuke sapine ja mõru
või siis on see, et jah, vahel meil on kõigil need sapised päevad, aga et see ei tähenda, et me peaksime ise sapiseks muutuma, on ju. Ühesõnaga lased lahti, jah, isegi kui keegi on vastik su vastu. just. See oli tema probleem. Just. Okei, sul on siin tore, ma vaatasin, et sul on maandunud ka nimi nagu selline Elohimma. Mida see tähendab nüüd siis? See juhtus niimoodi, et mingi aeg kuidagi tuli teadvusesse, see oli nüüd ka aasta 2020, kui mul tekkis lihtsalt selline küsimus, et mis mu hinge nimi on. Noh, kuidagi, ma ei tea, tuli jälle küsimus, jälle seesama kohta, et mis siis on. Tahaks teada. Ja siis ma vaatasin üks õhtu mingit seriaal, ei, see oli mitte seriaal, vaid mingi saade loojast ja Kristusest ja seal oli igast erinevad kombod. Ja siis seal olid subtiitrid all ja ühel hetkel nad ütlesid sellise sõna nagu Elohim. Ma selleks hetkes ei olnud veel ennast nii palju harjunud, et oleks teadnud, mida see üldse tähendab, on ju. Aga täna tean ja siis, aga nii kui ma seda nime kirjapildis nägin, siis mulle nagu joonistus sinna nagu energiapildis Elohimma ja siis käis väga sügav äratundmine, mul pisaraid lendas ja kananahk oli peal, ütles, et issand jumal, ma olen Elohimma. Ja noh, nii see täpselt tuligi ja nii selge teadmine, et nii lihtsalt on. No. Ja siis ma hakkasin sisse suumima sellesse energiasse ja see on tegelikult lihtsalt nagu naisprintsiip sellest looja algest, on ju, nagu kui Elohim on tegelikult nagu looja, siis see on nagu naisversioon sellest ja tegelikult ma arvan, et see on rohkem nagu teadusväli, millega saab olla ühendused, mida saab kehastada. Ja kuna mind on alati need loojarassid ka hästi kõnatanud, just lõvirassid, siis seal võib olla ka veel mingi seos, aga ma ei ole seda lõpuni seda puslet veel kokku pannud. Nii, ja siis sul tekkis võime näha inimeste hingekristalle. Mis see veel tähendab? Jah, jällegi olin enesotsingul. Läksin kuueks päevaks täieliku eraldusse. Lükkasin telefoniga kelkes, et ma lihtsalt pean olema iseendaga, et aru saada, kes ma olen ja mis ma siin teen. Ja siis mediteerisin ja istusin enda nagu südames ja siis hakkasin nägema siukest nagu rohekas sinakat helki, nagu natuke nagu kassisilma kristalli siuke helk oli. Ja küsisin, et oota, mis asi see on, tuli siuke hingekristall, nagu kohe teadme, et see on hingekristall. Ja hingekristall on siis tegelikult, asub siin kõrgemas südamekeskuses ja ta on põhimõtteliselt nagu emaplaat, kui arvutis on nagu emaplaat on, siis inimese jaoks on see hingekristall nagu emaplaat ja see on seotud meie kristallkehaga ja seal on hästi palju, selle kaudu saad informatsiooni enda eelnevate elude kohta, mis iganes asjade kohta, selle kaudu on võimalik teha upgrade sulle ja mis ta veel teeb. Põhimõtteliselt on ta nagu siuke sinu hinge infopanga ligipääs. Ja siis ma sain nagu hakkasin vaatama, et okei, et kui mul on see, et kas teistel on ka otse loomulikult on hingestatud inimestel kõigil on ja siis ma sain lihtsalt tajuda, et nagu mis värvi need teistel on ja siis hakkasin tajuma natuke seda nende värvide seost, et need värvid on nagu siis tegelikult näitavad ka seda, et mis on see hinge taust ja mis on ta praegune selline nagu missiooniline väljendus siin või kuidas ta näiteks väljendab ennast või kuidas ta valgust loob. Et see oli see teema. Aga kas see on sul siuke, et ma ei tea, võid praegult vaadata minu hingekristalli värvi või? Et on ta sul nagu nii nagu lihtsalt, et davai teen ära või siis on ikkagi, et selleks, et seda näha on vaja, ongi nii-öelda seanssi. Jah, ma parem looksin energiasilla ja siis vaataksin niimoodi, mul ta nagu, nii ma usaldan seda vastust rohkem. Aga kas võib nii ka olla, et mõnel ei olegi seda? Jah. Seal on nüüd 2 varianti. Kui sa niimoodi praegu küsid, siis ma tean, et osadel on nende hinge, ütleme niimoodi, et siis tume pool, kui ma teda korraks peab mainima, siis osade inimeste puhul on nad nagu tundnud väga suurt huvi nende hingekristallide nagu ülevõtmise suhtes. Aga ma ei taha seda üldse nagu tuua siia ruumi, sest et see on siuke asi nagu, et mida sa ei tea, siis seda su reaalsuses ei ole.
ma olen seda hästi ehedalt kogenud, et mis siis juhtuma hakkab, kui sa saad liiga palju teada, et sellepärast ma mingeid asju nagu ei taha üldse teadvustada, pole mõtet. Igal lühike vastus on siis jah. Võib olla nii, et ei ole hingekristalli. Jah, hingestatud inimestel, ütleme tervel hingestatud inimesel, kes on täis kombos iseendaga midagi ära võetud, pole, seal on kindlasti hingekristall. No võib-olla, et ka ei ole. Aga mulle meeldis see huvitav moment, et ma ei taha tuua siia ruumi seda mingit, no ma saan aru, mingit negatiivsust, mingit hakata ketrama siin mingeid halbu asju, et jube huvitav, et kas see ka aitaks igapäevaselt inimesi, et hoiadki eemal kõik sellise, ei räägi halbadest asjadest, ei aja mingit padajuttu ja klatši ja teiste kohta ja mingit sellist, see toob ju vastikut energiat ju meie ümber ja me jääme justkui sinna kinni tegelikult ju. Jah, seal on, mul tuli maandus kunagi iseenda arenguteel selline väljendus, et sinu oma silmad on su tegude tunnistajad. Aga see ei ole ainult mitte nagu ütleme selle materiaalse maailma nägemisel, vaid see on ka nagu vaimusilmas siis asjade nägemisena, tegemisel. Ja nüüd, kuhu läheb su energia, ehk et millele sa oma tähelepanu pulgakese annad, see hakkab looma. Mida teadlikumaks sa saad, seda suurem vastutus sul on, et sa valitsed seda, mida sa üldse tähele paned, või millal sa oma seda, mõtled nagu Harry Potteri filmis see võlukepi ots on, et sa annad sinna tegelikult selle energia ja see võimendub ja kui sa tõstad oma sagedust, ehk et sa hoiadki ennast nagu sellest negatiivsusest eemal või vähemalt valitsed seda hästi, siis sul tekib suurem vastutus ka selle osas, et milliseid mõtteid sa mõtled, kellest sa mida mõtled, mida sa oma suust välja räägid. Välja rääkida ei tohi enam üldse mitte midagi tegelikult, mida sa oma reaalsus kogeda ei taha ja mida sa luua ei taha. See on nagu päriselt ka, miks mul on YouTube'i kanal sellise nimega nagu Ärkvel teadvel looja. Ja see tegelikult tähendabki seda, et me liigume kõik kollektiivina selles suunas, et me teadvustame endale, et me oleme loojad inimkehas ja me tõepoolest ei tohi mõelda ja rääkida asju, mida me ei soovi kogeda, sest meie hääl on seesama, et nagu kuskil piiblis või kuskil oli see lause, et alguses oli sõna või alguses oli heli, see on see, mis paneb reaalsust looma. Ehk et oma heliga ja oma väljendusega peab väga, nagu päriselt väga ettevaatlik olema. Ja kõik, mis sa teed endale. Ehk et kui inimene räägib kellestki halba, siis samal ajal ta ise kukub täiega sagedusest allapoole. Et see ei ole nii, et sa ainult mürgitad seda inimest, vaid samal ajal mürgitad ise ennast ka. Aga kas sa mürgitad seda inimest? Muidugi. Kellest sa räägid halba? Jaa, see on energeetiline. No mõni õõrub praegu siin käsi. See on energeetiline loitsimine tegelikult. See on nagu, inimesed ei teadvusta veel seda, et meie kõne on tegelikult nagu palju rohkemat kui lihtsalt nagu üksteise vahel kommunikatsioon. Et see on loomisvahend. Sest et kui sa ütled heli välja, siis su häälepaelad teevad nagu teatavaid võnkeid, mis tekitab sagedust ja kui see sagedus tuleb nagu energia välja, siis ta juba on olemas seal, on. Ja nüüd, kui seda juurde panna, siis ühel hetkel see materialiseerub, on. Kvantfüüsiliselt on seda ka väga lihtsalt ära sellest, mitte lihtsalt, aga nii-öelda on seda hästi ju teaduslikult ära seletatud. Varsti ei olgu üldse midagi rääkida. Ei, miks ei või ikka väga positiivsetest asjadest on vaja rääkida ja eriti, kui me oleme sellised inimesed, kes on juba endaga tööd teinud ja teadvustavad seda, siis me peamegi rääkima nagu positiivsetest asjadest, sellepärast, et mingi kaalukaus peab ju selle vastu toimuma, mis siin maailmas toimub, on. Ehk et meie ülesanne on luua seda uut reaalsust läbi oma kehastuste. Sellepärast ma enne ütlesingi, vaata, et hullult hea saade tuleb ja sulle ütlesin ka enne, et nii tore saade tuleb ja mul on hästi sees see hommikuti, igal hommikul ütled, täna tuleb nii tore päev ja sa ütledki seda kõva häälega siis kõva häälega. Meil on pojaga rituaal, et iga kord, kui ma teda hommikuti kooli viin, siis me jõuame ühe silla juurde ja ta juba teab, siis läheb muusika kinni ja tuleb taotlused päevaks. Ja ongi 9-aastane, tema ütleb, täna taotlen seda, et just, et see vastutus enda elu loomise eest läbi selle, et ma valju häälega ütlen välja, mida ma täna sellest lõputust universumi menüüst tellinun ju. Nii tore.
aga meil on saade läbi tegelikult, aga ma lihtsalt mõtlen, et see, mis meie ümber kuhjub, kõik see negatiivsuse laine, ega ei tule ühtegi, ega ei ole ju uudis, ei müü, kui ta ei ole negatiivne, on ju. Kõik, mis on halvasti, see on nagu tekitab inimestes elevust ja kõike sellist uudishimu ja et see kõik on ehitatud, on ju natukene sellise halva vaibi ümber, see hirmutab mind. No jaa, selles mõttes, et nad on nagu tegelikult need, kes seda siis teevad, nad saevad nagu iseenda seda oksa, on ju, sellepärast, et mida rohkem nad tegelikult seda jama peale keeravad, seda rohkem samal ajal inimesi üles ärkab, kes nagu hakkab nägema, et mis toimub. Ehk et see on mõnes mõttes selle meie inimevolutsiooni nagu ja maa evolutsiooni loomulik osa, et me peame sellest nagu jamast korraks läbi käima, et siis toimuks ärkamine. Lihtsalt mina olen enda jaoks, nagu ma toon siia uuesti selle tööriista, see Igno 5000 on ju, et tegelikult selles kohas on ka nagu lihtsalt Igno 5000 elada natuke nagu omas mullis ja lihtsalt ei vaata seda, see lihtsalt nagu, see on reaalselt iseenda regulatsioon ja valitsemine. Ma ei mõtle sellest, ma ei vaata seda, ma ei räägi sellest, nagu lihtsalt. Sest isegi, ja ma tean, et see seal on, siit-sealt see tuleb ikka, ma teadvustan seda, okei, see on olemas, mitte minu reaalsuses. Ja kui ma, vaata siis, kui nii kaua, kui sa hoiad ennast puhtana sellest hirmust, siis sa kuuled enda sisemist juhatust ja see juhatab sind kogu aeg kuhugi, kus sul on hea, kus sul on parem. Ehk et ta nagu, ja meil on vaja, mida aeg edasi, seda rohkem on meil vaja kuulda enda seda sisemist häält. Ehk et sellepärast me ei tohigi mõelda ja vaadata neid asju, et muidu me ei kuule oma häält. Ja see on see põhjus, miks nad seda asja peale toodavad, et me ei kuuleks enda häält. Jah, mida tugevama müra, seda tugevam peab olema see joondus enda sees, on ju. Jah, minu reaalne soovitus on, pange telekat kinni, ärge scrollige sotsiaalmeedias, lugege rohkem uuesti raamatuid ja käige rohkem looduses. Nagu loodus on selles mõttes ikka veel nii alahinnatud. See on nagu kõige parem harmoniseeri üldse. Nagu viska lihtsalt ennast kuskil rannaliival pikali ole seal 15 minutit ilma, et sa midagi scrolliks või mõtleks, või vaata, kus sa tunned ennast. Kohe on uuesti pilt selge, mis tegelikult on tõde sinu jaoks. Just, nii tore. Hurraa! Et aitäh sulle, Kadri. Oli väga meeldiv kohtumine ja väga põnev teema. Mõst oli nii põnev saada. Ja, vau, tuleb öelda, et tore. Tänud heade mõtete eest. Ja aitäh nende valguskoodide aktiveerimise eest siis ja selle töö eest, mis sa siin maa peal teed. I'll do my best. Ja aitäh teile ka, armsad vaatajad.